Eks parim aeg pojengi kas jagada, ümber istutada või oma aeda tuua on ju hilissügisel, sellepärast et siis on taim puhkeseisundis ja sel ajal on tema kõige vähem häiritud sellest, et teda kusagile uude kohta kasvama pannakse. Aga eks juuni ja juuli alguseni on see pojengide hiigelaeg ja eks minulgi siin varajane pojeng on juba lõpetanud ja üks valgeõieline on seda lõppu tegemas ja otsustasin siia veel ühe valge pojengi endale aeda juurde panna. Aga on 3 asja, mida sa võiksid pojengi istutamisel silmas pidada. Need on kasvukoha valik kindlasti, siis selle pinnase ettevalmistamine ja kolmandaks ilmselt kõige tähtsam on ikkagi selle taime istutussügavus. Aga ma hakkangi kohe seda pojengi istikut istutama ja räägin kõigist 3 asjast ka natukene lähemalt. No esiteks kasvukoha valik, et see on selline aiaosa, kus mul on väga ilus aiamuld. Ja kuna ma näen ka, et pojengid siin juba hästi edenevad ja nad saavad siin piisavalt valgust isegi kauem kui 6 tundi otsest päikest, siis on see kindlasti väga sobiv koht, kuhu see istik maha panna, sellepärast et ta jääb siia ka väga paljudeks aastateks. Ja mis on veel oluline selle aiaosa juures on see, et isegi kui on suured vihmasaiud või selline vihmasem suvi, siis siia ei jää mul kunagi seisvalt vett, et ta on selline väga hea drenaažiga muld mul siin. Aga kuna pojengid on jah, et pikaealisemad püsililled meie aedades, siis võiks selle mulla ettevalmistamise ikkagi väga korralikult läbi mõelda. Et mina toon selle uue istiku siia aiaosasse, kus mul ongi juba väga ilus aiamuld, aga kuna see taim jääb siia ikkagi arvatavasti mitmekümneks aastaks, siis istutusega koos ma annan kaasa võimalikult palju orgaanilist ainet, mis siis aastate ja aastate jooksul tegelikult toetab selle taime kasvu. Ja selleks ma valisin need hobusegraanulid, sellepärast et kõikidest muudest orgaanilistest väetistest tema on sellise kõige pehmema toimega, et ta ei kõrveta taime ära, aga samas tema väärtus on mitmekümnekordne, et ta pidevalt annab sellist orgaanikat ja rammu siis siia mulda juurde. Ja kuna pojengid on ka natukene sellised näljased taimed, siis just sellistest hobusesõnniku graanulitest on kõige suuremat tuge siin. Ja just sellepärast, et nendes on ka vähem lämmastikku, sest pojeng tegelikult seda lämmastikku nii palju ei vaja, kui ta vajab näiteks kaaliumi, mis siis toetab ka selle taime arengut ja just õipeteket, mille pärast me ju neid imelisi taimi ka oma aeda istutame. Teine võimalus on istutusega kaasa anda seda ortikumi pikatoimelist pojengi väetist. Ja see on täisväetis ja pikatoimeline. Teda sobib kaasa panna nii istutusauku nüüd koos mullaga, nagu me ka kohe teeme, aga ka näiteks kevadel, kui sa näed, et pojeng on juba oma nina mullast välja pistnud ja alustanud sellist aktiivset kasvu, siis võid teda ka puhma ümber siia mulla sisse sedasama väetist kobestada. Ja tema kulunorm oli ka selline suurem peotäis ruutmeetri kohta, mis tegelikult pojengi istutustihedust arvesse võttes ongi see üks peotäis ka taime kohta. Nii, aga hakkame siis istutama. Et kuna minul on siin küll väga hea aiamuld, siis ma ikkagi panen siia veel istutusauku ka seda hobusesõnniku graanulit juurde, aga istutussügavus on selline asi, kus me peame ka natukene pikemalt peatuma, sest kui sa ostad endale pojengi juurikaid, siis sa näed, et seal peal on pungad ja sel juhul pead sa ise selle istutussügavuse paika panema ja sel juhul, kui sul on selline istutusauk valmis juba setitud, siis sa peaksid paljasjuursel istikul jälgima, et ta jääks vähemalt 10 meetri sügavusele, selleks, et need pungad ka siis karmimatel talvedel ilusti säiliksid ja külm neid ära ei võtaks. Aga kui sa oled soetanud sellise potiistiku, nagu mina tegin, siis siin on kasvataja juba selle istutussügavuse valmis timminud ja ta on selle juurika siia sügavamale sättinud. Nii et seda omakorda sügavamale panna kindlasti ei tohiks, sest siis pojeng arvaks, et me ei ole istutanud, et oleme ta hoopis maha matnud. Ja kasvatajad, kes just müüvad selliseid potiistikuid, tegelikult soovitavad ka, et kui sa sätid seda istikut oma istutusauku, et võib-olla jätad sellise natukene, vähemalt 5 sentimeetrit selle istiku kõrgemale, kui ta praegu siin potis kasvanud on, sellepärast, et kui sa siin ka näiteks seda mulda veel parandad, paned siia seda juurde, siis see materjal muutub selliseks kohevaks ja kui sa kastad ka, siis ta aja jooksul lihtsalt vajub veel sügavamale. Ja kuna see taim on ikkagi praegu väga aktiivses kasvufaasis,
siis ka tegelikult ei tohiks ma seda mullapalli väga lahti torkida. Et poiengil ei ole selliseid suuri narmasjuure, mis vajaksid lahti arutamist, et tal on selline väga konkreetne juurikas ja praegusel aktiivsel kasvuajal me tegelikult tahame seda taime häirida minimaalselt, nii et või proovin ta siis istutamisel ka siit tervena kätte saada. Nii, aga nüüd ikkagi natukene timime seda mulda ka. Praegu on mul see istutusauk ikkagi kaevatud 3 kuni 4 korda suurem, kui see istik on. Nii et ma panen siia juurde ka sellise tugeva peotäie neid graanuleid ja hakkan seda siit nagu läbi segama. Ja segan seda selliselt, et lõpuks, kui ma selle istiku koos selle juurepalliga siia panen, et ta siis nagu päris otseselt kokku ei puutu, et need hobusesõnniku graanulid ka on siis väga korralikud selle ülejäänud pinnasega läbi segatud. Ja kui ma seda istikut juba siia sättisin ka, siis praegu on näha, et ta on ju palju sügavamal, kui vaja oleks, nii et nüüd ma hakkan siia põhja ka seda mulda juurde panema ja samal ajal ikkagi segan siis neid graanuleid ka läbi. Ja hakkan koos istutuspotiga seda sügavust paika sättima. Nii, peaaegu, natuke veel. Et vahel, kui silm natukene võib petta selle istutussügavuse paika timmimisel, siis sa võid midagi kõrvale panna ja siis sa näed paremini, et kuidas ta siis selle ülejäänu peenle kõrgusega suhestub. Praegu on ta veel liiga sügaval. Ja nüüd tundub, et kõik on õige. Ja nüüd ma proovin ta võimalikult ühes tükis siit kätte saada, et ma alt ka natukene aukudest juba lõikan ja ma juba hommikul põhjalikult kassin selle juurepalliga läbi, et ta tuleks siit ühes tükis välja. Et kindlasti me ei taha siin teda kuidagi häirida ja lammutama hakata. Ja selline ta on ja täpselt sellisena ma ta siia ka panen. Ja hakkangi lihtsalt seda auku täitma selle sama aiamullaga. Ja kui olen osa mulda ära pannud, siis siit kätega natukene surun tihedamalt kinni, aga suurt jõudu pole vaja siin kasutada. Eks see on natukene selline veider tunne istutada istikut kõrgemale, kui ta on oma potis kasvanud, aga poiengi puhul on see oluline sellepärast, et nii me saavutamegi selle päris õige istutussügavuse. Ja siit natukene väljapoole ka ma tegin sellise kastmisvalli, et eriti selliste suviste istutuste puhul on tähtis, et need taimed saaksid hästi kastetud. Ja siia ka ma isegi valan peale 15 liitrit vihmavett selleks, et see muld ka, mis ma siia istutusauku lisasin, et ta läheks hästi tihedalt vastu seda mullapalli. Ja kastmine praegu on väga oluline, sellepärast, et see aitab sellel taimel ilusti juurduda ja juba ette valmistuda ka sügisel talvitumiseks. Ikka selleks, et ta siis ka uuel aastal juba saaks meid oma õitega rõõmustada. Need tooted, mis ma kasutasin, need on saadaval Horticumi e-poes ja erinevate edasimüüjate juures. Ja sinuga kohtume juba järgmises videos.